Tammsaare muuseumisse tasub tulla aastaringselt, eriti nüüd viimasel ajal, kus on muuseumi võimalused tõsiselt täienenud ja kõige parem heameel on meil selle üle, et muuseumis on hästi palju uusi programme, hästi huvitavaid erinevatele sihtgruppidele, nii et tasub kindlasti tutvuda muuseumisse tulles juba programmidega ka, et võib üksikkülastajana mõne programmi endale välja valida, võib grupi, sõprade, seltskonna, klassiga, kellega iganes tulla ja muuseumi programmid pakuvad hästi palju uusi põnevaid võimalusi. Lisaks sellele on see muuseum iseenesest väga ilusa koha peal, vaatamisväärse koha peal, kui te endale ekskursiooni tellite, te saate hästi palju lisateadmisi nii esivanemate elust 19. sajandil, kirjanik Tammsaarest ja saate ka tõesti õigusest päris mitmeid paralleele, kuidas elati vanasti ja kuidas on kirjanik seda oma romaani kirjutanud. No Tammsaare muuseumis on laste jaoks, ma arvan, et ühed huvitavamad asjad, needsamad loomad, mis minu selja taga on, hobused, lehmad, pullid, sealpool aias on veel lambad ja sead. Lapsed saavad ise neid siin koha peal meisterdada, endale kaasa võtta. On Kiigeplatsil algamas seiklusrada, kirjanduslik seiklusrada, kus soovitame küll koos juhendajaga või täiskasvanud lapse vanematega koos see rada läbida. See on jõukohal nii lastele kui täiskasvanutele, nii et need on ühed niisugused lisaväärtused, mida me oleme endale siia muuseumisse praegu loonud, et perega oleks siin toredam. Et kui juba Vargamäele tuldud, siis see kant on väga unikaalne, et tasub kindlasti läbi tulla siis Kaelvu mõisast, Seidla tuulikust, Valgehobuse mäelt, Kõrvemaa rabadest. Meil on olemas mitmed puhkekeskused, mis pakuvad hästi huvitavaid tegevusi lisaks sellele, et sa saad seal magada, pakuvad nad matkasid ja samuti erinevaid programme, nii et viimasel ajal oleme siin piirkonnas ühiselt hakanud koostööd tegema ja ma usun, et üks külastaja tulles siia, me suudame talle panna mitmepäevaseid toredaid reise kokku siinsamas paiga peal.